tagasi minu kanalile. Täna on 6. märts ja kolmapäev ja alustame siis uue vlogiga. Vaadake palun kešut. Nii armas reaalselt. Kohe kui päike on väljas, siis talle meeldib päevitada päikese käes. Ma olen üle pika aja kodus, mitte liiga kauaks küll, aga varsti jõuame selleni ka. Käes on märtsi algus ja sellega seoses kevade algus. Ja kevad on minu meelest siuke aeg, kus tahaks täiega siuke värskust ja uut energiat oma ellu. Ja nagu te näete, ma lõiksin oma juuksed ära, nagu minu jaoks on see jõhker muutus. Ja ma endiselt ei ole veel otsustanud, kuidas ma tunnen selle suhtes ennast, aga no mu juuksed olid enne reaalselt mingi siiamaani. Et see oli siuke korralik lõikus. Ütlen ausalt, ma praegu suht vaatan neid pilte, kus mul on pikad juuksed ja ma olen mingi, oh my god, miks ma nii tegin, et mul olid nii ilusad juuksed, aga okei, need on juuksed ja nii kasvab tagasi ja nagu ma ütlen, kevad, uus energia, värskus ja ma tunnen, et nagu selles mõttes mu juuksed on nüüd nagu, mitte nad enne oleks katki ja õhukesed olnud, aga need on nagu nii terved ja ühesõnaga kasvab tagasi, pole midagi. Mul on vaba päev, siis mul olen siuke ilma meigita. Seoses sellega, et mul on vabad päevad ja et juuksed lõikasime maha, saime uut energiat ja värskustega. Ma tunnen, et mu kapp vajab ka korralikku värskust ja mul juba sügisel tuli siuke tunne, et ma tahaks mingi 90% oma riietest lihtsalt ära anda või nagu siukest suurt kapi koristust oleks vaja. Aga mul on täna ainult paar tundi aega sellega algust teha ja ma mõtlesin, et ma alustan sellega, et ma viisin panipaika eelmine aasta mingid riided, ma lähen vaatan need riided üle, toon need ülesse ja suur osa siis nendest riidest, mis on sinna seisma jäänud, ma viin sinna need kastid, mis on hästi paljudes kohtades. Ja mu eesmärk on üldse nagu teha kapis suur puhastus ja ära organiseerida see kõik ja nagu riidestes lahti saada, aga täna on meil paar tundi aega, nii et vaatame selle paari tunniga tehtud saame. Teen kohe endale kohvi, ma vaatan vloge praegu ja ma vaatasin, et nagu, mis veel ideaalsem vlog saaks tulla selleks, et nagu mind inspireerida seda tegema on Molly on pannud just mingi organiseerimisvideo, kuidas ta oma kappe ja vannituba organiseerib ja koristab. Nii et ma saan seda vaadata siis motivatsiooniks. Nüüd teine osa sellest videost. Lähen jälle Eestist ära esmaspäeval. Mis on natuke naljakas, sest ma reaalselt me tulime tagasi pühapäeval ja siis järgmine nädal esmaspäeval, sellest ma lähen uuesti ära. Ja ma lähen ära peaaegu 3 nädalaks, ehk siis ma näitan teile, kuidas ma preppin ennast selle reisi jaoks ka ja me alustasime seda preppi täna, sest mul on 2 vaba päeva. Ma lähen tänapäeval Kulmudesse, teen kohvi endale, siis vaatame seda Molly videot. Jõume Molliga koos kohvi, mõlemal on hea kohvi. Cheers, girl! Just as long as you're with me, cause girl, I know that you get me. So I'll go anywhere, cause I'll go. So I'll go anywhere, cause I'll go. So I'll go anywhere. I don't even type, I can never do it mono, we just Nii teen alt selle kasti ülesse ja mul on praegu 1,5 tundi aega, enne kui ma pean hakkama Kulmudesse minema. Nii et vaatame, mis me selle 1,5 tunni jooksul siis jõuame ära teha. Ma panen endale mingi muusika mängima ja siis vaatame. This is a warning from the past, to make sure you're learning from mistakes. Nii, ma pean minema hakkama Kulmudesse, aga olukord on hetkel selline. Asjad on siin laiali. Ehk siis see kotitäis seal on, ma ütleks, siuke kolberand täis äkki. Selle pärandmiseks, siis neid asju ma veel ei tea, siis seal ma pildistasin Jaaga jaoks paar asja, selle läheb ka Jaagasse. Sinna lähevad mingid asjad, mida mu Norra kohver on veel lahti pakkimata. Sinna lähevad mingid asjad, mis lähevad tagasi panipaika. Ma mõtlen arvatavasti kapist, siit suht palju asju läks praegu siia, aga ma mõtlen kapist mingid asjad, mida ma ei ole veel kindel ja siis viin need alla. Ühesõnaga, selle Jaagaga on see, et ma ei viitsi tegelikult sellega üldse tegeleda. See pildistamine võtab nii palju aega ja värk-särk, ehk siis ma nagu enamus riided panen siia kotti, mis läheb nagu äraandmiseks. Aga ma mõtlesin tegelikult, et ma ei pane üldse midagi Jaagasse, aga ma ikkagi mingid
asjad pildistasin üles ja siis panen sinna ülesse. Vot, aga lähme nüüd siis kulmudesse. Meil on jälle eksisteerivad kulmud. Me oleme nüüd tagasi kodus ja aeg on lõunasöögiks. Või noh, ma teen lõunasöögiks lihtsalt võileiba. Ma mõtlesin Muhu leiba, nii et väga excited. Aga ma mõtlesin sinna kõrvale teha mingit rohelist mahla. Kui te olete näinud meil vist vlogis, me käisime Norras ja minu meelest see toitumine seal oli nagu nii jube või nagu ma ei tea, see oli väga siuke saiapõhine toitumine ja toiteväärtuse poolest siis nagu midagi väga ei söönud seal, aga ühesõnaga ja nüüd kevade algusega ka seoses nagu ma rääkisin, ma tahan ennast värskendada ja anda endale näiteks vitamiinikesi on ju ja ma nägin kellegi Instagramis, ma olin teinud screenshoti ühest smuuti retseptist, ma ei mäleta kelle omast, aga seal smuuti retseptis oli apelsin, õun, spinat, seller ja kas midagi veel? Apelsin, õun, spinat, seller, see on kõik. Ja ma eile siis ostsin kõik need asjad ja ma tegin seda smuutit nagu smuutina, sest mul ei ole mahlapressi. Aga see smuutina kuidagi oli minu meelest nagu suht nagu mitte nii hea. Oh my god, ingver ka. See läks minust ära. Väike särts ka ingver oli ka seal sees. Ühesõnaga, ma tegin seda smuutina ja mulle ei meeldinud see nagu, seal on nii palju seda nagu viljaliha või ma ei tea seda tekstuuri ja ma mõtlesin, et ma proovin täna seda teha mahlana, kuigi mul ei ole mahlapressi, nii et palju õnne mulle, eks ju. Aga ma teen selle smuuti valmis ja siis üritan kuidagi läbi sõela selle mahla osa sealt siis kätte saada. Ja ma tõesti peaksin ostma endale lihtsalt normaalse mahlapressi. Mul on olemas see mahlapress, millega saab teha nagu sidronimahla, apelsinimahla, kreibimahla, aga jah, mul ei ole seda, kus sa saad nagu kõiksuguseid asju panna. Ühesõnaga ma hakkan nüüd ettevalmistusi tegema. Nii, ma pean vist 2 jaos seda tegema. Ma eesmärk on ära kasutada 1 apelsin, 1 õun ja 2 seda selleri part või 2 seda ja siis ingverit, spinat ka, ma ei katsul unustasin. Ma ütlen ausalt niimoodi, mahla tegemine on ülitüütu. Sellest kogusest, mis ma teile ütlesin, sain siukse klaaside mahla ja see on nagu mega suur klaas. Et tegelikult nagu palju mahla ja ma panen siia jääd ka sisse, sest minu meelest jäädab kõik asjad paremaks. Ja ma panin just leivad ka röstima. Vot, aga jah, niimoodi mahla teha saab ainult siis, kui sul on tõesti nagu aega. Ma suht tüütu, võtab palju aega, aga kuna mul on veel sellerit ja mingid asju külmkapis järgi, siis arvatavasti ma pean homme veel kord tegema seda mahla niimoodi. Head isu mulle. Nii, tere on uus päev. Tahtsin teile näidata. Siin on Kessu ja siin on meie naabrite kass Tiit ja ta chillib kogu aeg siin niimoodi. Jätkame siis kohe reisi prepiga. Tegelikult need asjad on sellised, mida ma teen nagunii regulaarselt kogu aeg. Aga täna me läheme siis teeme kõigepealt oma varbad korda. Ehk siis pediküür ja varvaste keellak ja siis pärast seda otse ma lähen küüntasse. Ehk siis nagu nende vahe on reaalselt, mul on 1,5 tundi arvestatud, 13.30 lähen pediküüri ja 15.00 lähen maniküüri ja ma käin samas kohas protseduuri tegemas, väga mugav, ma lähen lihtsalt põhimõtteliselt ühest toast teise ja ma mõtlesin, et kuna ma lähen esmaspäeval Hispaaniasse, siis kuigi mul on ka praegu punased küüned, siis ma mõtlesin, et ma teen küüned ja varbad enne matchivad punased lihtsalt. Niisugune ilus ja naiselik minu meelest. Nii et lähme ja ma võtan läpaka ka kaasa, sest et äkki ma saan kas monteerida või siis teha thumbnaili oma selle Bali teise vlogi videoks. Sest et nagu see on ebareaalne, kui kaua see monteerimine mul on aega võtnud ja nagu ma ei tea, never again ma ei pane enam nii pikki videoid. Mulle on raske monteerida neid nii pikki videoid ja teiseks nagu ma arvan, et tõenäoliselt enamus inimesi ei viitsi nii pikki videoid vaadata. Te võite mulle teada anda, mis pikkusega videod teile meeldivad ka, siis ma teaks nagu rohkem arvestada. Vot, aga tunde minuga kaasa siis. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling
land on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Kaks ammu. Lähme küünlasse. Nii, mu küünatehnik joob siis sellist. Kuidas nüüd viisakalt öelda? Ühesõnaga... Mul on lapsud ka vaata. Ühesõnaga ma maitsen seda kohe, aga see näeb nii rõve välja. Ja ma tean, et Marleen joob seda ka, nii et ma siis proovin. Nagu näha, siis me oleme tagasi kodus. Ma näitan teile oma küüsi, mis ma maniküris tegin. Siis matchivad küüned ja varbad. Mega ilus siuke, minust see mega ilus punane värv. Ja nagu eile sai lubatud, siis täna teeme ka mahla kilplase meetodil ehk siis läbi selle sõela siis üritame selle mahla sealt välja pressida. Aga täpselt vaatasin kõik asju on mul alles, nii et me teeme täpselt sama mahla nagu eile. Kuhu läheb seller, spinat, õun, apelsin ja ingver. Ma pean need ära ka pesema ja siis ma hakkan tegema. Nii, ja selle kõik ma panen siis sinna ühe klaasi mahla sisse. Okei, tükki õuna võib-olla söön ära ka. Sellise hunniku mahla sain siis. Eiku tahab teile midagi öelda? Sa pead tulema siia tasemele. Ütle oma uudis. Ütle palun. Eikul on üks suur uudis. Palun. Okei, ühesõnaga, kui ta ei ütle, siis ta ei ütle, aga sellise hunniku mahla ja sellise hunniku kõrti sain siis sellest. Eiku, tule viska see kõrt ära. Tule siia, sina võtad selle see kõrt. Jaa, palun. Paneme jää sisse ja hakkame jooma siis seda meeletust kogust mahla. Igal juhul parem kui see hapukapsa mahla. See on ainuke klipp tänasest, aga ma tulin just koju ja täna on naistepäev. Ja vaadake, kui ilusa kimbuekku mulle tõi. Nii nunnu. Ja me pidime tegelikult välja sööma minema, aga kuna kell on, mis kell on? Kell on tegelikult 8. Kell on 8 ja ma just jõudsin, ma pole veel jõudnud mantlik ära võtta. Siis me tellime, või noh, Eiku toob ja me toome, kus me võtsime siis? Viru burgerist purksi ja me vaatame ka Riibimere piraate, see on siis meie naistepäeva õhtu. Aga ei, mul on väga rahul. Ma reaalselt õues on nii rõve ilm, et ma ei viitsikski kuskile välja minna. Nii et kodune munna, paneme mingid küünlad põlema ja sa võid siia ka tulla, Eiku. Okei, ühesõnaga. Lihtsalt tahtsin teile ka näidata ja ma loodan, et teil oli ilus naistepäev ja et teid peeti ka meeles või et te pidasite ise ennast meeles ja triitisite ennast, sest ma triitisin ennast ise ka. No tšau! Täna on laupäev ja me läheme kohe maale, aga kui me maalt tagasi tuleme, siis me viime selle koti sinna kasti, kus saab ära anda riided. Ma rohkem kahjuks ei jõudnud siis organiseerida kappi, kui see üks päev, kui ma teile näitasin, aga siukse hunniku riideid sain ikkagi ära andmiseks ja kui ma tagasi tulen, siis ma kindlasti jatkan selle kapi koristusega. Et kui te olete huvitatud, et ma näiteks teile veel, siis võite teada anda mulle. On pühapäev, 10. veebruar ja me hakkame teiega koos kohe pakkima, sest et ma lähen homme Hispaaniasse. Ma lähen Hispaaniasse peaaegu 3 nädalaks, nii et meil on suur kohver ja suht palju asju peaks kaasa võtma siis. Siin taustal näete mu kohvrikest, mis on uus kohver, ma kohe näitan teile kohvrit, sest et kes on näinud mu pallivlooge ja kui sa veel ei ole näinud, siis nagu mida sa teed, miks sa ei ole näinud. Ühesõnaga, mul läks pallireisil kohver katki ja ma pidin ostma uue kohvri. Ma toon selle kohvri siia, ma näitan teile. Ja täna me oleme siuksed kodused nagu näha. Mul on tegelikult tööpäev. Meie positsioonil on niimoodi, et me teeme ka valvepäevi ja valvetunde ja praegu täna on siis valvepäev. Ehk kui praegu peaks tulema mingi tellimus, mingi lend, siis ma peaksin minema kohale. Aga üldiselt ma siis vastan meilidele, kinnitan tellimusi ja mul just tuli tegelikult üks meil, mille ma pean vastama, aga ma filmin selle klipi ära siis. Ühesõnaga kohvrist räägime siis. Kas ma saaks teid veel madalamale võtta sulle? Nii, selle tooni nimi oli Champagne. Ja suur kohver on see. Mul on isegi siit kiles, see tuli sellel nädalal alles. Siis ma pidin suht kiiruga selle kohvri suht kiiruga endale valima ja ostma.
sest ma ütlen, mul läks kohver katki ja mul oli siis uue reisi jooksul kohvrit vaja. Ja ma ütlesin ka kuskil videos, et kui ma Eestisse tagasi olen, siis ma tegelen selle kohvri probleemiga, et ma tahaks ikkagi raha tagasi saada, et mu kohver katki läks, eks, sest mul oli kindlustus. Aga selleks, et seda raha tagasi saada, tuli välja, et on vaja mingit alla 5 erinevat dokumenti ja see ei ole midagi nii lihtne. Mu kohver läks katki Turkishi lennul, ühel Turkishi lendudest. See tähendab, et ma oleksin pidanud seal koha peal lennujaamas minema kuskile Turkishi pointi ja nad oleks pidanud väljastama mingi paberi, et nad tunnistavad, et oi, sina tulid ka siia. Kes see tuli kampa meil? See on terve päev oma nurgast chillinud, kui ma hakkasin filmima, siis ta tuli ka. Ühesõnaga, et oleks pidanud siis... ma panen su maha. Nii, hopsti. Ühesõnaga, ma oleksin pidanud minema kuskile Turkishi esinduspunkti ja saama selle paberi, kuna mul oli järgnev lend teise lennufirmaga edasi ja see oli nagu vahemaandumine, siis esiteks ma ei teadnud, et ma pidin seda tegema, teiseks ei oleks olnud nagu aega sellega tegeleda sellel hetkel ka, sest et ma läksin järgmisel lennule. Ühesõnaga siis selle kohvriga läks seekord nii, ma panen tegelikult äkki siia selle meilivahetuse, mis mul oli selle kindlustusega või midagi, läheb tagasi mu nurka. Ma panen selle meilivahetuse siia, et kui teil peaks kunagi juhtuma sarnane olukord, siis te teate paremini, kuidas käituda. Sellises olukorras, võt. Aga jah, ma tellisin selle kohvri siis sealt reisisemu leheküljelt. Sealt on väga hea hinnaga kohvrid, kui keegi teab mida kohvri hindadest, siis nagu seal on väga hea hinnaga kohvrid. Ja jah, ma ei tea, reisisemu, kui sa tahad mind sponsoreerida, siis mul oleks ühte suurt kohvrit veel vaja. Võite ühendust võtta siis. Siin valguses on võib-olla paremini näha, mis see reaalne värv sellel on. Ühesõnaga ma tõstan selle kohvri siia voodi peale ja siis me saame hakata koos seda täitma vaikselt. Ja siis ma tahtsin seda ka öelda, et nagu mul on silma jäänud ühed kohvrid, mis meie reisijatel on, mingi firma. Issand, ma ei saa isegi öelda praegu, mis selle firma nimi on. Okei, ma panen selle nime siia ekraanile, sest mul praegu ei tule meelde. Ühesõnaga üks kohvrifirma hästi nagu tuntud ja meie reisijatel hästi palju on seda. Oli mul ammu silma jäänud, siis ma mõtlesin, et okei, et kui mul on vaja kohvrit, siis ma siis nagu vaatan seda firmat ka, et nagu, et mulle on meeldinud need kohvrid, eks ju. Ja ma siis vaatasin internetist ja üks kohver, mis mulle silma jäi, oli näiteks 2500 eurot kohvri eest. See oli ka nagu siuke, et ei aitäh, ma ei maksa 2500 eurot kohvri eest. Nii et tõesti. See kohver on minu nagu väga ilus ja värki, nii et vaatan, kuidas ta vastu peab ka. Ja nagu need hinnad on megad. Nii, võtaks need sildid kõik ära. Seest on see kohver selline, mis on see nii uus, nii mõnus. 2 seda osa on ju, siit saab panna nende rihmadega kinni oma asjad. Ja see lõhn on ka nagu täiesti uue kohvri lõhn. Ja siis ma tellisin ühe kotiga, ma näitan seda ka. Selle tellisin siis samast kohast. Pealt näha täitsa tavaline must kott on ju. Aga selle vajadus tekkis mul just siis, kui me käisime Bali-reisil ja ma tundsin, et mul ei ole oma nagu meigi asju ja pesuvahendeid ja asju kuskile panna. Või noh, mul on ülipalju erinevaid kotte ja kõik need asjad olidki erinevates kosmeetikakottides, aga see oli nii tüütu, et nagu 10 erinevat kosmeetikakotti ja siis vaadake seda. Nagu sa saad ühte kotti panna. Iseenesest siin on veel otsas siuke nagi. Kui kuskil vannitoas hotellis või kuskil peaks olema kuhu riputada, siis väga mugav. Ühesõnaga, sa saad panna siia oma mingi pintsleid ja asju, sa saad nagu, siin on nii palju erinevaid kohti, kuhu oma asju hoiustada ja siis lõpuks panete kokku üheks väikseks kotiks. Tadaa! Nii et see tundub nagu mega praktiline asi ja nagu kuna ma reisin päris palju, siis kindlasti nagu leiab kasutust täiega. Aga nüüd hakkame päriselt pakkima. Nii igal juhul asjade pakkimis on täiega see, et kõrgus on mulle lihtsalt nii vale, kus te praegu vaatate. Okei, oleme nii siis. Asjade pakkimisega on see, et mega raske on midagi pakkida, sest ma ei saa sellest ilmast nagu päris täpselt aru, mis seal praegu on.
tegin selle, ma lähen Malagasse siis ja ma tegin oma töötelefonist selle ilma äppi lahti ja siis näitab niimoodi, et nagu päeval näitab vahemikus sihuke, näiteks tänapäeval on kõige külmem 16 kraadi ja muidu järgmine nädal päeval kõige suurem on 2,4 kraadi ja öösel on mingi alla kõige külmem öö on 9 kraadi, kõige soojem öö on 15 kraadi ehk siis nagu temperatuur on sihuke kõige madalam 9 kraadi, kõige kõrgem 2,4 kraadi ehk siis see on nagu väga suur ilma erinevus on ju, et mida ma siis nagu kaasa pakin, et päeval tundub nagu, et vahepeal on väga soe. Ehk siis selle jaoks, kui on soe, ma ostsin sealt Balilt, ma ostsin 2 üliarmsat seda biker shortside komplekti. Need on ilusad värvi lihtsalt. Seda ma olen ühe korra kandnud, ma kandsin seda lennul tagasi Eestisse. Siuke topikene. Ja püksid, mis pidi ma näitan, nii pidi vist on õige. Püksid ja siis identsed teist värvi ka väga ilus värv, isegi silt on küljes, pole veel kandnud ka sama. See on rinnapadjad, tundub nii neljakad, okei. Nii, roos on ju ja bikerid. Nii et ma võtan vist need mõlemad komplektid kaasa heaks juhuks, sest et päeval on ma arvan nendega okei käia. Et õhtul oleks vaja nagu pikemaid riideid, aga paneme need asjana kohvrisse. Ja nendega oli see, et ma nagu terve Bali reis, ma rääkisin Kaisale, et ma tahan endale matchivat biker shortside komplekti, mingit armast. Ta on reaalselt igal pool kohal. Nüüd on ta siin taas. Tšau, Keishu. Tšau. Talle meeldib kohvrites istuda, aga ma ei taha, et ta oma uues kohvris istuks väga. Ühesõnaga, terve Bali reis rääkisin Kaisale, et ma tahan matchivat biker shortside komplekti ja ma leidsin selle lõpuks just mingi eelviimasel päeval, kui me seal olime. Et nagu ma tahtsin seda reisi ajaks, et reisil kanda ja me käisime padelit on ju, ja seal oleks olnud ülimugav sellise riietusega. Aga no, parem hilja kui mitte kunagi, I guess. Järgmiseks kindlasti toiduriided kaasa või noh, kas või nagu kui ma tahan õhtul mingi Netflixi vaadata voodis või raamatut lugeda või midagi, siis see on reaalselt identne outfit sellega, mis mul seljas on. See on Victoria's Secretist, ma ostsin selles, kui ma käisin Kanadas. Aga ühesõnaga need on erinevast materjalist, aga see on mega mugav, see on nagu siuke riidest materjal, see on siuke, ma ei tea, saate isegi aru, äkki. Need võtan siis kaasa. Ja kuna mulle endal hullult kõik siuke iluteemaline ja toodete teemaline meeldib, siis ma näitan käppelt nagu, mis on mingid asjad, mis ma panin siia valmis. Panen sinna musta, mitte meigikotti, kosmeetikakotti. Siia tuleb kindlasti veel mingeid asju, aga need on, mis ma esimese hooga olen siia valmis pannud. Siin on näopuhastustooteid, on ju. Näopuhastusõli, vaht, seerumkreem, siis siin on juuksetooteid, õli, balsam, see on põhimõtteliselt otsas. Et sellega ma lihtsalt liiga kaua läbi ei vea, aga okei. Juustele ja siis kehale kehakreem, kehasprei, kehakreem, näopuhastusrätik, see on nii mõnus pehme, ma pole seda veel korda kasutanud. Ja siis meigi eemaldus need padjakesed ja värki. Vot selliseid tooteid kasutan näiteks mina, aga jah, siia tuleb veel asju juurde, aga need on vist asjad, ma arvan, võtan täissuuruses, sest 3 nädalat mul kulub neid tooteid suht palju, et hakata neid kõiki ümber väikestesse purkidesse kallama. Vot. See on võib-olla liiga suur, aga ma ei arvatavasti, see on siuke pooltäis, ma arvatavasti võtan ikkagi selle täissuuruses. No vaadake, kui nunnu, see on siin, kõigepealt on ta siis selle luku taga, ja siis siin on nagu kohvril need rihmad, mis siis hoiavad seda kinni. Ma veits kardan, kui midagi siin kotis lekib, siis on nagu halvasti, aga loodame, et ei leki. Ma ei tea, mis värk on, aga kuidagi väga aeglaselt läheb see pakkimine täna. Praegu tund aega möödas sellest eelmisest klipist, mis ma tegin. Okei, ühesõnaga, no kohver täitub siin vaikselt. Aga ma näitasin igast nagu ilustaffi, mis ma kaasa võtsin või hooldusvahendeid, on ju. Aga mis ma võtan kaasa näiteks pesu, kui võib seal, on ju. Ma olen vahepeal ära pesnud ka pesu, sest et ikka on vaja viimasel hetkel veel leiad mingit pesu, mis on vaja kaasa võtta ja on pesemata. Aga okei. Oma vaimsele tervisele ma võtan kaasa lugemist, et ma ei oleks ainult telefonis või arvutis, ei vaataks sarju ja värki, on ju. Et
seda raamatut ma alustasin Balil ja ma olin täiesti kindel, ma saan selle läbi ja ma olen reaalselt mingi veerandi peale kui sedagi. See on nagu, ma ostsin uue raamatu ja see on normaalselt kahjustada saanud, sest no nii vähe mul loetud. Nii kahju tegelikult vaadata, et ei ole nagu eriti hästi hoidnud, aga mul oli see kaasas kogu aeg passu ääres on ju ja nagu lennukites ja noh. Ühesõnaga, kahjuks on nii. Ta on mul märjaks saanud ja värki, aga okei, selle ma tahaksin kindlasti läbi lugeda. Siis, seda ma tahaksin ka alustada. Minu Bali raamat pole kunagi lugenud, aga kuna ma just Balil käisin ja kuna mulle väga meeldis, siis tahaks teada, kas ma saan siin midagi uut teada. Siis märkmiku täitmine on kuidagi väga untsu läinud viimasel ajal või noh, pole olnud nagu mingit rutiini pole võimalik olnud tekitada, sest et ma olen ainult käinud ühest kohast teise ja nagu pole nagu pidevalt kodus olnud ega midagi. Ja siis see 100 küsimust, seda ma olen ka kuskil enda videos enne näidanud. Vaadake, kuidas mu kass mängib selle telefoni laadi otsaga. Hea moodus enda sisse vaatamiseks ja kuhu sa tahad jõuda ja mida sa tahad muuta ja mis sulle meeldib ja mis sulle ei meeldi enda elu juures ja enda juures ja nii edasi. Nii et tahaks nagu tegeleda, no see pool on kuidagi hästi unarusse jäänud, sellepärast et ongi hästi palju käimisi olnud, aga prooviks selle ka tuua taas päevakorda. Need võtan siis ka kaasa. Muidu kell on praegu mingi veerand 5 kohe ja ma ärkasin üles selle teadmisega, et ma lähen kindlasti jõusaali, aga ja mul olekski vaja jõusaali minna tegelikult, aga ma tunnen, et ma palju rohkem tahan minna jalutama, sest et täna on nagu nii ilus ilm, päike paistab ja noh, ma küll mõtlen, ma saan seal Hispaanias üli palju jalutada kindlasti ja ma kavatsen seda teha ka. Aga siuke kodune tiir, nüüd ma seda tükk aega ei tee ka ja kuna tõesti nagu viimasel ajal pole üldse ilusat ilma olnud ja täna on nagu laus päike väljas ja siuke kevadine tunne ja nagu ühesõnaga ma hoopis jalutama. Otsustasin niimoodi siis seekord. Ja ma sain ühe batoonikese enne. Need on Norrast ostetud, siuke firma nagu Be Kind. Need on need mu lemmikud. Ma ei tea, Eestis need minu vist ei müüda, aga igal pool välismaal on. See ei ole mu lemmik maitse, aga üldiselt need on üliad pähklipatoonid. Ma söön selle ära ja siis arvatavasti ma võtan endale tee peale veel kohvi, et mul oleks mõnus. Ma tahan mingi podcasti kuulata ja jalutada selles ilusas ilmas juua kohvi ja siuke hästi mõnus olemine. Siis tulla tagasi selle pakkimise juurde. Kõik on kodust ära ja ideaalis ma tahaksin saada pakitud enne, kui ta koju tuleb, aga ma kardan seda ei juhtu. Sest ma tahaksin õhtul temaga, ma tahaks midagi süüa tellida. Ma tahaksin temaga vaadata näiteks mingit filmi, käsi ja paludaks. Tahaks vaadata filmi ja nagu kuna ma lähen homme ära mitmeks nädalaks, siis ma tahaks nagu temaga õhtul aega veeta, mitte siin istuda oma kohvri uniku otsas. Võt, davai. Nii, update. Kõnnin siis mina ja mõtlen oma neid päike on mõnus. Mõtlen oma neid pakkimisasju läbi, on ju. Ja ma pidin võtma selle ühe suure kohvri ja iseenesest ma asjad nagu mahuks ära sinna ühte suurde kohvrisse. Aga ma mõtlesin, et äkki ma võtan mul on üks hästi pisike kohver. Mõtlesin, et äkki võtan selle ka, sellepärast et kui ma peaks tahtma sealt midagi osta, siis mul ei ole ruumi seda suures kohvris reaalselt midagi tuua endale kaasa. Et ma võib-olla võtan üks väikse kohvri ka. Ütlesin, et kuulan mingit podcast'e, on ju. Aga ma kuidagi sattusin Ed Sheerani vanade laulude peale ja nüüd ma olen terve aeg selle lainil olnud. Nii mõnus on vahepeal mingid vanasid laule kuulnud, mida pole üliammu kuulanud. Nii, ma jõudsin koju ja võtsin endale selle panipaigast selle pisikese kohvriga siis kaasa. Ja jalutuskäik oli siis 6 kilomeetrit. Jõudsin just maja ette. Vot, päris mõnus, või noh, mis päris mõnus, mega mõnus oli. Ausalt öeldes see väike kohver on minu meelest nagu kõige mõttetum kohver maailmas, sest et nagu reaalselt ei mahuda mitte midagi. Siit nagu ei ole võib-olla aru saada, aga nagu no mul on üks jope, mis ma tahan kaasa võtta siis nii-öelda külvemateks päevadeks ja ma arvan, et ma panen selle jope siia kohvrisse, see kohver on juba täis. Aga samas nagu see on kõige pisem kohver, mis mul on. Mul on üks käsipagasi mõttes kohver veel, aga see on niisugune suurem ikkagi. Ja ma vist võtan selle, sest et oletame, et kui ma mingit kosmeetikat või midagi tahaks sealt osta, siis seda pärast nagu annab siia hoiustada küll. Nii ma ei tea. Ühesõnaga ma pean poes ära käima. Nii ma käin poes ära ja siis juba tulen teie juurde tagasi. Poes on käidud ja nüüd me oleme tagasi kodus. Me jätkame pakkimisega. Eiku jõudis ka koju just.
Kuna mul on natuke rohkem ruumi ja kuna mida aeg edasi, seda rohkem mugavust ma hindan, eks ju, siis ja uni on väga oluline, ma võtan kaasa oma siidist padjapüüri, sest et uues kohas magamine on alati sihuke küsimärgiga, et kui hea on magada uues kohas, aga ma olen enda poolt vähemalt midagi teinud, et mul oleks võimalikult mugav ja hea magada, sest et ma ei hakka ilmselgelt mingi tekki või patja kaasa tassima, on ju, et see padjapüür on nagu see ainuke asi, mis ma saan teha, pluss see võtab nii vähe ruumi, et nagu ei võta tükki küljest. Nii, üritaks leida endale ruumi, et siin kuskil istuda siis, et teiega rääkida natuke. Ühesõnaga, ma lähen siis homme Hispaaniasse, nagu ma olen juba mitu korda öelnud, aga ma ei ole öelnud, miks ma sinna lähen. Et te võite mõelda, et Hanna, sa käisid just Balil, Hanna, sa käisid just Norras ja jah, ma käisin. Tõesti, viimasel ajal on palju käimisi olnud. Kui need eelmised 2 reisi olid nii-öelda puhkusreisid, siis Hispaania reis, kui ma lähen, see on nagu kind of nagu tööreis või nagu tööots või midagi sellist, selles mõttes, et kus ma nüüd alustan siis. Nagu te võib-olla enamus teate, ma töötan lennujaamas, et see ei ole nüüd see töö, mida ma sinna tegema lähen, aga selles mõttes see on seotud minu praeguse tööga on see, et ühed meie püsikliendid, kes, püsiklient ütleb juba ära, et nad käivad tihti, eks ju. Ja see on siis üks perekond ja mul on tekkinud nendega väga hea klapp. Ja ühel korral oli umbes nii, et novembrikuus, räägin, ma ei tea, kas oli novembris tõenäoliselt oli, ma saatsin nad Eestist ära Hispaaniasse ja siis meil oli väga meeldiv jutuajamine ja nii edasi ja kui nad tulid Eestisse tagasi detsembri lõpus, siis see nii-öelda selle pere ema ütles mulle, et ta mõtles minu peale vahepeal ja siis ma olin mingi, et oi, et väga lahe, aga et nagu mida sa mõtlesid siis ja siis ta mõtles, et ma mõtlesin, et sa võiksid meie juurde tööle tulla. Siis ma olin nagu mingi, mis, et mul on töö olemas, on ju, et mis tööle tulla. Ja siis ta ütles, et ma tuleksin lapsi hoidma nende juurde. Aga nagu see oli hästi naljakas pakkumine, sest et nagu ma ei ole kunagi lapsi hoidnud, mul ei ole selle kohast tausta ja nagu ma arvan, kõik mu sõbrannad teavad ja nagu kõik, kes mind üldse teavad, et see on nagu suht viimane asi, mida ma elus oleks mõelnud, et ma võiksin teha. Kutsus mind siis kuuks ajaks sinna, aga ja ma küsisin oma ülemuselt, et kas oleks võimalik, et ma läheksin kuuks ajaks, rääkisin ausalt välja, et kuhu mind kutsuti ja nagu, et need kliendid kutsusid, et kas ma saaksin minna kuuks ajaks, et see ei ole nagu kuidagi võimalik, et nad saaksid lubada mul nii kaua töölt ära olla. Aga et alguses oli juttu, et okei, ma võin siis minna 8 nädalaks. Ja siis ma ütlesin talle, sellele emale ka, et ma siis saan tulla 8 nädalaks ja siis õnneks lõpuks kuidagi, kuna meie tööl on see, et ainult üks inimene tohib korraga puhata ja meil oli siuke paus nii-öelda puhkustest, siis mul kuidagi õnnestus saada 3 nädalat siis põhimõtteliselt puhkust. Ja mul oli eelmisest aastast, ma olin kuidagi, ma ei tea, nii vähe puhanud, et mul oli võtta nagu puhkust välja nii palju, et see tavaliselt puhkusepäevad siis. Nagu hästi lahe on see, et nagu tutvuste kaudu siuke võimalus, et nad mind kutsusid ja eks me siis vaata, kuidas see läheb, et nagu ma ütlesin, mul ei ole mingi kogemust ja nagu ma olen neid lapsi näinud, seda perekonda näinud mitmeid kordi, ma käisin pärast seda, kui see nii-öelda jutuks tuli, et nad mind kutsusid, siis ma käisin proovipäeval, me vaatasime, kas ja kuidas nagu mul klapp oleks nende lastega ja ühesõnaga kõik läks mega hästi ja mega toredasti ja nüüd siin me siis olemegi. Vot, siuke naljakas lugu. Aga kuna ma käisin poes, nagu ma teile ütlesin, siis ma näitan teile, mis ma ostsin. Mul on lihtsalt ülikitsas koht, kus mul on olla, sest kohvrid võtavad kõik ruumi ära. Ühesõnaga, see pereema palus mul osta rukkipala ja ma ostsin talle 2 pakki seda rukkipala. Ma ostsin endale kaasa ühe tavalise versiooni, sest et enamus võib-olla teavad, siis mujal maailmas ei ole siuksel kujul leiba, nagu me Eestis kogu aeg sööme leiba, on ju, siis kui ma söön kuu aega ainult saia, siis ma arvan, et ühesõnaga, kuna mul oli võimalus, ma võtsin 1 paki leiba, aga et ma ei peaks kuu aega ainult saia sööma kogu aeg. Ma võtsin neile
2 šokolaadi, Kalevi šokolaadi Eestist ikka, tiramisu maitseline ja kirssidega. Siis ma tõesti, ma ei oska neile midagi viia ja nad ei tahtnud ka midagi peale selle leiva, nii et ma lihtsalt tahtsin midagi pisikest neile viia. Päris tühjade kätega ei lähe. Ja siis sellele tüdrukule ma ostsin talle siuksed, no ma pean muidu küsima sellelt emalt, kas me võime panna, aga siin on nagu siuksed kleebitavad tatokad ja kõrvarõngad sellised, sest et eelmine kord, kui ma käisin seal proovipäeval või siis lennujaamas, ma ei mäleta, kus ma nägin, et tal oli siuksed kleebitavad kõrvarõngad, siis ma mõtlesin, et nagu oleks väga nunnu, aga ma pean küsima sealt emsilt, kas ma tohin neid teha. Ma ise mäletan, kui ma olin väike, see oli nagu maailma kõige ägedam, kui sai kleepida mingi kõrvarõngaid või teha mingi siukseid nunnusid neid osasid tatokaid. Võt. Ja siis siin on pisike kaart, siis ma kirjutan siia midagi väikest ja armast. Ja siis see ongi kõik, ma siin endale ka paar proteiinipatrooni, see on väike pala ja that's it. Aga ma nüüd üritan nagu võimalikult kiiresti selle pakkimise lõpetada. Ja tegelikult on nii, et ma üldse tõmbaksin selle video otsad siin kohe kokku. Sellepärast, et ma tahan alustada homme uue vlogiga. See uus vlog siis tuleb minu reis Hispaaniasse, kuidas see läheb. Ma tahaksin teha nagu esimesed päevad Hispaanias või midagi sellist. Et kuidas see sisseelamine on, kus ma ööbin ja nii edasi. Homme hommikul 9:40 läheb mu esimene lend. Ja ma loodan, et Eku viib mind ära siis lennujaama. Ja siis jah. Ja päriselt ka sama jutt nagu alati, pange like ja subscribe, kui teile meeldivad mu videod, sest ma reaalselt näen, et ma võin järgmine kord öelda, mis see protsent oli, aga nagu enamus inimesi, kes vaatavad mu videod, ei ole mu subscriberid. Miks? Kui raske on panna see üks nupuvajutus, ühesõnaga, nagu see näitab mulle, et teile meeldib mu sisu ja nagu see on mulle oluline. Nii et jah, kuulge, aga aitäh teile ja ma loodan, et teile meeldis. Näeme juba varsti. Davai, ciao!